tere, hea vaataja! Ma olen täna nüüd Auras siin, on 1. novembri nädal käimas, 3. november. Ja see nädal teeme me Kelliga eraldi vlogid ja me näitame siis oma telgitaguseid, milline meie nädal siis on. Ja praegu ma lähen siin samas Auras ujuma. Ja eesmärk on siis ujuda 4 kilomeetrit järjest. Mul on praegu mingisugune naljakas challenge, et iga kord panen kilomeetri juurde, et vaadata, kaua mul aega läheb, et ma olen juba 2 kilomeetrit teinud, 3 kilomeetrit teinud. Täna lähen 4 kilomeetrit. Mina olen valmis, kõik olemas. Loodan, et 80 ringi lugemist läheb ludinal, nii et peale ujumist näeme. Oh, 4 kilpi tehtud. Aeg 53.43. Keskmine pulss 135, maks 153. Esimene kilomeeter. Vaatasin kella peale oli siuke mingi 14 minutit peale. Poole peale oli siuke 27 suurtega midagi. Ja nüüd ma hakkasin tõsta. Ja viimane 2000 ja 1000 olid täitsa arvestatud. Ma vahepeal mõtlesin, nii pikalt läheb, et millal see lõpp tuleb, aga õnneks sassi läinud. Lugemine oli väga lihtne, et lugesin 10 ringi kaupa, ehk 500 meetri kaupa, 1-st 10-ni. Aga nüüd pesema ja siis bussiga jõusaali. Liigun praegu jõusaali ja jõusaalis on mul siis kavas RDL, lamades surumine hantlitega, lõuatõmbed, Bulgaaria käärkükk hantlitega ja siis mõned kereharjutused ka. Siis on mul tänased trennid tehtud. Lähen koju, söön, puhkan, mängin Leoniga ja siis hakkavad mul juba varsti töötunnid ka pihta, nii et püsi lainel. Esmaspäeva trennid on tehtud, 2 linnukest kirjas ja vaatame, mitu linnukest tulevad ülejäänud nädala peale. Et alati ei pruugi kõik plaanipäraselt minna ja seetõttu tulebki kiiresti erinevate olukordadega kohaneda ja alati võib midagi ette tulla, nii et don't stress, aga alati saab mingeid alternatiive teha. On teisipäev ja täna on siis ilus päikseline päev. Vaadake, päike paistab. Okei, seal päike ei paista, päike paistab sealtpoolt. Täna on siis selline plaan, et lähen Tartusse, teen natuke tööd
ja siis õhtul on ujumine. Et esialgu oli plaanis lõunane jooks, aga kuna mul on praegu hetkel käsil põlveprobleemid, õigemini põlveprobleemide lahenduste otsimine, siis ma olen jooksmist natuke tagasi tõmmanud ja täna annan põlvele puhkust, põlvedele. Pigem on vasakpõlv, aga ka tegelikult natukene parem põlv tuikab. Ja, et praegu söön suppi, ise tehtud kanasuppi. Ja siis sõidan bussiga Tartusse. Teeme tööd, näeme vaeva. Armastus juba on, aga teeme ikkagi vaeva, et saada paremaks, kiiremaks ja vastupidavaks. Täna ujumine ka tehtud õhtul. Tegin 3 kilomeetrit. Tegin sükest mitte päris kava järgi, aga pool kava järgi ja pool oma tegemist, sest et neil on täiesti teistsugune lähenemine hetkel ja mul on rohkem vaja aeroobset, aga tehtud natukene andsin ka põlved ujumisel tunda, eriti seinast ära tõugetel. Ta ei ole nagu valus, aga mitte valulikkust, aga sellist ebamugavat tunnet siia põlvekedra alla sellesse piirkonda. Ta ei ole valus, ta ei lihtsalt siuke tunne, nagu oleks nagu tursesõit. Ja ma tõesti, ma ei tea, mis see on. Peab rohkem rahu andma ilmselt, aga varsti on füsio juurde ka, nii et loodame, et saame teada, milles asi on. Tund aega kerget kerimist on tehtud ja varsti sõidan tööle. Mul on ainult 1 tund. Bussiga sõidan tööle ja siis bussiga tagasi. Ja õhtul on eesmärk veel siis jõuda jooksma ka, et vaatab palju siis täna põlved kannatavad. Otseselt mul mingit põlvevalu ei ole siiamaani jälle olnud üheskes trennis, aga sükene ebamugav tunne on ikka seal põlvekedra all. Aga mitte kogu aeg, et teatud mingil ajal ta lööb välja, siis jälle kaob ära. Et tuleb hoida väga madalat koormust, hoida end ja siis vaatab, eks ole näha, kas läheb ise üle, et on mingi ajutine sükene ja ma loodan, et ta läheb suht ruttu ise ära, et jah. Aga ma kõnnin praegu kodu ja lähen sööma. Täna söön ma nii ja naa ja nii ja naa. Forellriis kodujuust. Uha. Puuksumasi. Kelli teeb täna? Sulle-mulle. Sull-mull. Mis meie Leon teeme täna? Autoga. Selge. Avadi. Pum. Kukkus alla. No, hommikul käisin perearsti juures
tegime vereanalüüsi, äkki tuleb midagi seal välja, äkki mul on mingi ainepuudus, vitamiinipuudus, sest et nagu ikka sügisele kombeks, pime aeg, motivatsiooni vähem, enestunne pidevalt sihuke väsinum, kurnatus on suurem ja nüüd ka need põlveteemad, et vaatame, mis need vereanalüüsid näitavad ja siis saab edasi vaadata. Aga praegu chillin siin, coffee walk ja siis varsti jõusaali ja peale jõusaali ujuma ka. Jõus on tehtud, noored teevad veel. Endal jäid prillid ja müts maha, sain härra Siim Keskkülalt prillid ja meie koduklubi kapp alati omab mütse, võta ja õnneks on õige logo ka peal. Okay, let's go. Tegelikult tegin ka 2 trenni täna peale seda füsioteraapia praktilist loengut, mis oli suunatud meie sportlastele. Käisin ka ise ujumas, ujusin 2 kilomeetrit ka rahulikult ja siis pärast tööd läksin koju ja käisin jooksmas. Jooksin ära just, käisin pesus ja ütleme nii, et 5 kilomeetrit jooksed ära niimoodi, et sa
tunned, et ei ole nagu see, mis oli varem, aga kuskil 5. kilomeetri peal hakkab juba niisugust nagu valulikkust ikkagi sisse lööma ka. Läheb nagu kangeks. Siis siia välimisele poolele hakkab niisugust valu sisse lööma. Tuleb natukene veel tagasi tõmmata. Ma jooksin 5,7 kilomeetrit ja kuni 5. kilomeetrini tegelikult jumala okei joosta, seega edaspidi pean ka mõtlema rohkem selle, et äkki lihtsalt kilometraaži vähendada, et ei pea ajaliselt jooksma, et ma jooksin pool tundi, alla poole tunni, 28 minutit. Püsio ütles ka, et täiesti nagu nulli ei pea viima, et kuna see valu ei ole nagu nii tugev ja kuna ta annab ka joosta, siis niisugune, ma arvan, 4-5 kilomeetrit maks. Jooksen edasi, teen oma harjutusi ja loodame, et taastub kiirelt. Nii on Selva jõusaalis ja lähme Kelliga väntama. Nädala viimane trenn tehtud. Tund 15 ratast. Nüüd lähme siis isadepäeva nautima. Ja. Leon, mis päev täna on olnud? Autopäev. Täna on olnud issipäev. Ja tänase nädala me lõpetamegi isadepäevaga. Soovime kõikidele isadele imelist isadepäeva ja loodame, et tuleb teil tore edasine aasta isadena. Rohkeid aastaid isad ja tulevastele isadele, nii et loodan, et teile meeldis minu nädal ja Me ei tea ju. Ja tegelikult nemad teavad, ma ei tea. seega pange subscribe, Laikige, kommenteerige, mis meeldis, mis ei meeldinud ja mingi ägedaid challenge'id meile äkki. Mul on tegelikult üks hea plaan järgmise vlogi osas, seda ma teile veel ei räägi, aga andke teada ja jaa. Olge musud, olge toredad, sööge tervislikult, jooge palju vett. olge nagu minu vanaema Mimmi, kes sööb sibulat. Iga õhtu. Jah. Tšutšu Frei. Freia.